selleks on meil ATH. Ma ei tea, kaua pika me siin peatuma, aga ma ei ole ATH-st. Ma olen üritanud inimestega rääkida ja ATH on selline teema, millest ma olen ka nagu ausalt öeldes selles seisukohas. Mul elukaaslane vist kogeb ATH-d ja me ei ole nagu diagnoosi võtnud selle otseselt, aga ta ise hullult seda kuskilt ette viskab selle sisu ja ta on nagu veennud, tal on see. Mina olen nagu kohati selle seisukohas, et ma ei tea, kas see ATH on tõsi. Väga huvitav. Nagu see kohalt, et nagu mulle kohati nagu tundub, et isegi kui ta on tõsi, siis mulle tundub, et täna suurem osa ühiskonnast väga kergekäeliselt kasutab seda lihtsalt vabanduse esile toomiseks. Et mul on nagu raske uskuda, et me oleme elanud nüüd siin inimesena, ma ei tea, palju seda teadust on tehtud, eks ole, siin ütleme 100 aastat varsti, võib-olla 50 aastat enne on tehtud nagu inimeste ajul mingeid uuringuid ja siis me nüüd järsku terve ühiskond on nagu ATH-d. Mul on seda lihtsalt jube raske uskuda, sest et ise näen enda puhul, et kui mul on mingisugused raskused keskendumisega või ma ei tea, ei ole piisavalt produktiivne või mis need ATH tingimused on, saab kohe rääkida, siis tegelikult seal taga ikka mu isiklik vastutus või ma prioritiseerin asju valesti või ma olen kehvasti maganud või kehvasti toitunud, eks ole. Ma näen mingit seost konkreetselt millegi muul, mis on mõjutanud seda, kuidas ma ennast täna tunnen ja kuidas ma täna performin tänases päevas. Mis sinu mõtted on selles osas? Ma nüüd püüan sind kuulates nüüd ajada seda nii lõnga mööda nagu seda, et kust ma alustaks. Ja. Ma võtan vabaduse alustada sellest, et mulle tundub, et äkki on võimalik, et see, miks meil täna on nii palju ATH-st rohkem rääkimist ja ka nii-öelda täiskasvanud ATH diagnoosimist, sest algselt seda diagnoositi ainult ju lastel. Et see neuroerinevus, võtame pigem neuroerinevus versus neurotüüpsus. Et ATH on üks neuroerinevuste nii-öelda siis vorme või diagnoose või kuidas keegi tahab öelda, mingite klassifikatsioonide järgi on ta isegi puue. Ma tahaks hullult linnavalitsuse käest saada seda inva parkimise märki selle peale, kui ATH on puue. Päris huvitav, jah? Aga mulle tundub, et äkki on võimalik, et inimene lihtsalt homo sapiens kui selline on mingisuguses taaskordses muutuses. Meil on ju evolutsioon on siiski pidev. Neandertallane tuli ka üks hetk lihtsalt puuotsast alla. Ja viskas kivi käest ära. Viskas kivi käest ära ja siis tuli tööstusrevolutsioon ja muud toredad asjad. Ja kõik see tegelikult on moel või teisel meie aju pikemas nii-öelda ajaloovaates kogu aeg muutnud. Äkki ei ole tegu siiski lõplikult diagnoosiga. Äkki on see osa meie evolutsioonist. Võib-olla. Mina ka ei tea. Aga mulle samamoodi tundub nagu naljakas see, et seda nagu nii palju rohkem on. No, öeldakse nagu, et miks seda ATH-d rohkem on see tõttu, et nii-öelda välised triggerid ühiskonnas, maailmas, meid ümbritsevas, mis siis ATH-d nii-öelda välja toovad, esile toovad inimese puhul, et neid on lihtsalt nii palju rohkem. Ja, selles ma olen rohkem nõus isegi. Just. Et ta lihtsalt nagu avaldub. Nagu tegelikult allergiatega on täpselt samamoodi. Kui mina 79. aastal sündisin, siis ja pärast seda peatselt läksin lasteaeda, siis kui minu ema ütles lasteaias, et Krisil on allergia, atoopiline dermatiit, siis põhimõtteliselt suhtumine oli see, et ärge tehke end huvitavaks. 2006 sündis mu esimene laps, kui tema läks lasteaeda, siis lasteaias oli küsimustik, kas teie lapsel on allergiaid. 2009 sündis mu teine laps, kui tema läks lasteaeda, siis oli küsimustik, millised allergiad teie lapsel on. Enne seda ei olnud ka mingisuguseid, allergikud olid nagu täiesti, pane puuri välja vaatamiseks teistele. ATH-ga täpselt samamoodi. See lihtsalt tuleb järjest rohkem esile.
ja naiste puhul, eriti high achieverite naiste puhul öeldakse ka seda, et ta maskeerub siis perfektsionismiks ja teisteks asjadeks, mis nii-öelda näivad väljapoole justkui mitte ATH, aga tegelikult on siis nii-öelda sellised ATH sümptomid. Selle peale ehitatud nii-öelda siis? Jah. Võta nüüd kinni selles mõttes, jällegi absoluutselt ei pretendeeri mingisugusele tõelaadsele tootele, minul ka ametlikku diagnoosi ei ole, sest kuna ma tohutult kardan ravimeid, siis ma kardan, et kui ma lähen mingi ja pannaksegi nagu diagnoos ära, et siis öeldakse, et nüüd sa pead rohtu võtma, et ma isegi ei taha nagu tekitada seda diskussiooni ühegi arstiga. Ma olen läbi teinud kõik võimalikud online küsimustikud, mis ATH kohta on. See on andnud mulle hea pildi minust endast ja sellest, et millisesse ATH vormi ma siis nii-öelda langen, kukun või tõusen. Ja minu maailmas on sellega nagu väga hästi. Ma olen nõus, et see, kus me täna elame ühiskonnana, see mõne mõttes tekitab üht või teist, ma ei tea, sümptomit või võimalikku haigust või siis toob kergemini esile. Isegi kui see ATH on osa meist, ütleme, geneetilisest, ma ei tea, koodist või asjast ja ta vallandub vähestel inimestel siiamaani ja nüüd tänu ühiskondlikele, ma ei tea, mis iganes survetele, siis ta vallandub üha rohkemat inimestel ja it makes sense. Ja siis teine pool ongi selles, et kui ta rohkem vallandubki, siis vaatest tuleb hakata vaatama, et mida me siis niimoodi siis väga valesti teeme inimestena. Et meil nüüd siis nagu või mida me liigtarbime selle mõttes, et see on tekkinud, et kui me räägime nagu ennetamisest või ma ei teagi, enne rääkisime siin leinaga toimetulekust ja nüüd me siis räägime ATH kohast enne, me võtame vastu siis kollektiivselt endale, et okei, et see on meie sees olemas ja see vallandub, võib-olla ei tea veel täpselt, miks ta vallandub, aga me umbes suudame ära kaaristada, ma ei tea, 20 erinevat võimalikku asja, mille tõttu ta võib vallanduda, kui selle ülevool või pealevool meile inimesena on nagu tugevam sageduse mõttes, et siis nüüd on see koht, et okei, aga ma siis ei tee neid asju, hakkan seda vältima, et ära hoida seda. Vaat, väga huvitav mõte, et kui mitte kunagi enam voodist vasaku jalaga välja ei astuks, siis kunagi ei vallanduks. Jah, näiteks on, et kas ma jõuan nagu sellesse kohta mitte, siis me ju teame, et toitumise ja tervisega on ju mingid haigused, mida saab ära ennetada sellega, et sa teed lihtsalt paremaid valikuid. Kõvasti, väga suur osa. Lihtsalt hirmu äratavad või siis lootusandvalt, oleneb kellest. Väga suur osa. Ja ATH ju meie ajus selle vallandumine või selle sümptomite vallandumine oleneb ka dopamiinist. Ja dopamiini regulatsiooni näiteks üks asi, mis väga mõjutab, on ka toitumine. Ehk siis nagu anyways inimesed teeme paremaid valikuid toitumises. Siis kui kunagi sai sellest samast omega-3 õlist, balance oilist väga paljude inimestega igapäevaselt räägitud, siis ikka inimeste selline levinud kaitseparadigma on see, et ma toitun mitmekesiselt. Ja siis kui et me ju kõik vitamiinid peab kätte saama toidust ja ma olen sellega täiesti nõus, peabki, aga lihtsalt vabandage, ei saa. Ei ole võimalik. Peab küll, aga lihtsalt ei saa. Aga kuidas ei saa? Siis mul niisugune kontroll küsimus, et kui sa kujutad pilti, et võtad oma 200 aastat tagasi elanud vanavanema täna Rimisse või Selverisse, Prismasse kaasa ja viita siis sinna nii-öelda riiulite vahele. Paned silmad kinni niimoodi, et puuviljaletti ta ei näe, ta vist sealtki ei tunne midagi enam ära. Ja viid silmad kinni sinna riiulite vahele, võtad silmad lahti rätiku eest ära ja küsid, et kus sa oled? Huvitav, kui kaua tal läheb aega, et ta saaks aru, et ta on toidupoes. Ma arvan, et väga kaua. Ma arvan, et oluliselt kauem, kui me oskame arvata. Ja seal ongi see, et me ei söö täna neid asju
mis peaksid meile need vitamiine ja mikro- ja fütotoitaineid andma. Kus kasvavad meil kurgid oma mineraalainet peaksid saama mullast. Meil kurgid pole mulda näinudki, kasvavad lahuse peal. Okei, lahuses on need toitained kunstlikud kõik sinna sisse aetud, aga meil räägitakse ka väga palju, omega 3 juurde tagasi tulla selle see, et taimsest on ju, et taimsetest allikatest saab inimene oma omega 3 täis vajaduse, sööb linaseemneid, kõik on väga tore ja seal on tõesti väga palju omega 3 sees, aga nad on hoopis teisel kujul ja meil, vanajumal mõtles meid niimoodi välja, et meil ei ole kehas neid ensüüme, mis taimsel kujul omega 3 meile otse nii-öelda selleks oskaksid ära kasutada, milleks ta meil vaja on. See on hästi keeruline ja see on, kui ma üldse kuskil mingis osas natukenegi usun mingisugust nagu veidikene sellist vandenõuteooriasse minevat asja, siis toidu ja toitumismaailm on see, kus mulle nagu ja siis sealt servitiga juurde meditsiinimaailm on see, kus mul nagu on nagu boldis küsimärke nagu otsa ees nagu rohkem kui miljon. Et ei ole nagu väga loogiline. Aga õnneks selle tulles taaskord selle ette kirjutatud ja ette antud nii-öelda elupuu võra juurde on meil need oksad ikkagi väga palju, kus me saame ise oma valikuid teha, mismoodi ja mis kvaliteediga me elame. Et mismoodi minimeerida ja vähendada seda nii-öelda keskkonnast, ühiskonnast, ootustest ja ma ei tea millest veel tulenevad sellist pressure'it, survet ja kahju. Et kuidas seda iseenda jaoks minimeerida. Efektiivsus on tegelikult täpselt sama, see sama õigete asjade tegemine. Me võime kaasa minna ju absoluutselt kõigega. See mainisid efektiivsust praegu jälle ja enne rääkisid efektiivsusest ja tõhususest. Mis on sinu meelest kõige suurem müüt või vale arusaam efektiivsuse kohta? Ongi see, et efektiivsus on rohkemate asjade tegemine. See ükski asi ei saa olla tõest kaugemal. Efektiivsus ei ole rohkemate asjade tegemine. Vilgub. Mind huvitab ka see pool, et tuleme natuke jälle see puuvõra, ta käib siit läbi saatest juba korduvalt enne, et ja mul on tehtud küsimus ka selle kohta, et kas eesmärgid ja jutumärkides vooluga kaasa minemine välistavad teineteist või toetavad teineteist ja tahaks nagu kuulda võib-olla sinu sellist arusaama või lähenemist või soovitust inimestele ka coachina, eks ole, keegi tuleb sinu poole ja kuidas üldse nagu sellest aru saada, et ühtepidi ongi see, et meil öeldakse, et pange eesmärke, on ju küll kaagutavad suured mõtlemist ja eesmärkide seadmist ja ma usun, et sul siin riiulis ka suur osa raamatutest ühel või teisel viisil seda nagu soovitab, on ju. Ja siis on see teine sektsioon, kes on, et go with the flow. Jah. Ja ka see võib olla eesmärk. Ja nii ongi.